Ilve Uus, olen Statistikaameti kommunikatsioonipartner ja juhatan sisse tänase pressikonverentsi. Täna teeb teile ettekande Statistikaameti juhtiv analüütik Epp Remmel, kes annab ülevaate suhtelise vaesuse, absoluutse vaesuse ja ilmajäetuse viimastest andmetest. Pressikonverents kestab orienteeruvalt 30 minutit ja peale ettekande lõppu on siis võimalik küsida Eppu käest ka küsimusi. Ühtlasi annan teada, et pressikonverents salvestatakse. Päeva jooksul annab lisaks Epp Remmelgule soovi korral venekeelseid intervjuusid ka meie juhtiv analüütik Tatjana Portnova. Intervjuu soovist võite meile julgelt märku anda siis ka e-posti aadressil press@stat.ee või pressikutses oleval telefoninumbril. Ja siit ma annaksingi Eppu lahkel loal temale sõna üle. Head kuulamist! Nii, mina olen siis Epp Remmelg, rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhtiv analüütik ja täna räägime siis sissetulekutest ja vaesusest. Sissetulekute ja vaesuse andmed avaldame me Eesti sotsiaaluuringu pealt. See on isikuuuring, mis toimub siis iga aasta jaanuarist maini ja andmed on kogutud siis sellel aastal, 2023. aastal. Vastasid uuringule 5500 leibkonda ja tõid sellega kaasa kuskil 9600 isiku andmed meile. Vastamismäär on 74%. Kuna see isiku uuring on nüüd nii laiapõhjaline, siis me saame seda tulemusi laiendada nagu kogu elanikkonnale ja seda ka vaadata siis maakondade lõikes. Kui uuring meil toimus 2023. aastal, siis sissetuleku andmed ja vaesuse andmed me räägime ikkagi 2022. aastast ehk täis eelarve aastast ehk lõppenud aastast. Aga ilmajäetuse andmed me saame avaldada siis 2023. aasta kohta. Me räägime sellisest terminist nagu ekvivalent netosissetulek ja selle muutusest ja see on siis tegelikult leibkonna koosseisu arvestav sissetulekute muutus. Meie vaatame sissetulekut tervikuna, mitte ainult palgatööst. Sissetulek koosneb meie jaoks siis siiretest. Siired on erinevad pensionid, kõiki tüüpi pensionid, vanadus, toitekaotus, hüvitised ja ka igasugused pensionifondide väljamaksed. Samatmoodi läheb sissetulekute alla arvesse ka omanditulu, sealhulgas siis dividendid ja renditulu, muust individuaalsest töisest tegevusest saadud tulud, eraisikuna millegi kasvatamine, müümine, aga ka teistelt leibkondadelt saadud maksud ehk siis elatised. Ja samatmoodi ka võtame maha siis teistele leibkondadele regulaarselt makstud maksud, toetused. Ja maha lähevad ka sissetulekutest siis varalt tasutud maksud. See on siis sissetuleku komponendid, mida me vaatame. Ja nagu ma ütlesin, siis me avaldame oma sissetuleku näitajad ja ka vaesuse näitajad ekvivalent netosissetuleku baasil. Ja selle arvutamiseks kasutame me tarbimiskaalu. Ehk siin on näitena nüüd töödud siis 5-liikmeline leibkond, ema, isa ja 3 last. Ja kui me oleme saanud selle leibkonna sissetuleku, kogu sissetuleku teada, ei jagame seda summat mitte 5-ga, vot antud juhul jagame me siis kaalude summaga. Ehk esimene meie on täiskasvanu on kaaluga number 1, järgmised üle 14-aastased liikmed on kaaluga number 5 ja alla 14-aastased liikmed on kaaluga number 3, mis on siis aluseks sissetulekute ja vaesuse andmete arvutamisel. Ja kui nüüd vaadata siis leibkonna liikmete keskmist netosissetulekut kuus, siis me saame öelda, et sellel aastal ehk 22. aastal sissetulek kasvas, kuid kasvas vähem, kui seda oli aasta varasem kasv. Kui me vaatame seda nüüd komponentide lõikes, siis näeme, et sissetulek palgatööst kasvas, kuid teistes komponentides, näiteks siiretes, sissetulek vähenes. Sissetulek ei vähenenud ei pensionite, lastetoetuste ega muude hüvitiste juures, seal jäi enam-vähem samale tasemele, aga sissetulek siiretes vähenes, mis viitab selgelt teise samba pensioni maksetele 21. aastal, mida siis enam 22. aastal sellises mahus ei tehtud. Kui me vaatame nüüd ekvivalent netosissetuleku kuus maakonniti, siis teades, et
keskmine sissetulek, ekvivalent netosissetulek kuus on 1426 eurot kuus, siis sellest kõrgemat keskmist sissetulekut saadakse Harjumaal ja Tartumaal. Ülejäänutele jääb see madalamaks ja kõige madalam sissetulek on Ida-Viru, Viljandi, Jõgevamaal 22. aastal. Muutustest vaadates siis kõige suurema kasvu sissetulekus on teinud Hiiumaa ja Võrumaa. Kui nüüd vaadata siis sissetulekut laste arvu järgi, et üleüldse miks on see uuring nagu tore, ongi see, et me saame vaadata erinevates leibkonnatüüpides sissetulekut. Ja antud juhul me vaatame siis alates 18. aastast kuni 22. aastani sissetulekut ja erinevat tüüpi peredes, 1 lapsega peredes, 2 lapsega, 3 lapsega ja rohkematega ja üksikvanematega. Sissetulek, kui üldiselt kasvas vähesel määral 22. aastal, siis lastega peredes sissetulek ei kasvanud, ei 1 lastega, 2 ega rohkem kui 3 lastega peredes. Et nendel kõikidel vähesel määral sissetulek vähenes 1 leibkonna liikme kohta. Ja kui me nüüd vaatame siis teist ohustatud gruppi, need on üksikud inimesed, siis üksikutel inimestel alla 65-aastastel, siin ilusti sinine tulp on näha, et keskmine sissetulek, ekvivalent netosissetulek kuus, on kasvanud. Kasvanud on ka üle 65-aastaste inimeste keskmine sissetulek kuus. Ja siia kõrvale olen ma toonud siis ka kollase joonena keskmise vanaduspensioni, mis näitab, et keskmine vanaduspension jääb alla pensioniealiste keskmist sissetulekut, ehk meil on üsna palju töötavaid pensionäre ja see suhe isegi kasvanud. Kui me nüüd lähme edasi siis suhtelise ja absoluutse vaesuse ning ilmajäetuse juurde, siis nende arvutamisel me kasutame samuti ekvivalent netosissetulekut. Suhteline vaesus on nüüd parem kasutada seda sellise näitajana nagu ebavõrdsus riigis. Et sellega me ei mõõda mitte nüüd päris nagu vaeseid, vaid seda, et kuidas on sissetulekud jaotunud riigis. Ja siin, nagu ma juba olen korduvalt öelnud, siis see sissetuleku aasta on meil 22 aasta. Ja siin ma olen toonud siis väikese näite, kuidas me siis arvestame seda, et kui keskmine ekvivalent netosissetulek aastas oli 22. aastal 17 000 eurot aasta kohta, 1 liikme kohta, siis mediaan, kus on siis see sissetulek, millest rohkem saajaid ja vähem saajaid on sama palju, oli 15 000. Siis me võtame suhtelise vaesuse piiriks, on kokku lepitud, et suhtelise vaesuse piir moodustab 60% siis sellest mediaan sissetulekust. Ehk 22. aastal oli suhtelise vaesuse piiriks 756 eurot kuus ekvivalent netosissetulekut inimese kohta. 22. aastal suhteline vaesus õige vähekene vähenes. Suhtelises vaesuses elas 303 900 inimest. See on siis 22,5%. Siin on toodud kõrvale ka arvud möödunud aastast, kus möödunud aastal oli see suhtelise vaesuse osakaal üle aegade kõige suurem. Suhtelise vaesusel siis me jällegi arvutame seda ekvivalent netosissetuleku alusel ja seda ma juba tutvustasin, mismoodi see käib. Ja kui nüüd vaadata kõrvale absoluutset vaesust, siis absoluutse vaesuse piiriks on elatusmiinimum. Elatusmiinimum 2002. aastal oli 303 eurot ja see on nüüd hüppeline kasv võrreldes aasta varasemaga. Ja see hüppeline kasv, see tähendab seda, et meie hinnad tõusid. Elatusmiinimum arvutatakse siis minimaalseks äraelamiseks vajalik summa. Seal arvestatakse minimaalne toidukorv, võetakse aluseks ja minimaalne eluaseme ja tarbekaupade siis hind võetakse aluseks. Ja kuna meil siis toidukaubad minimaalses ostukorvis kasvasid siin ligi 20% ja eluasemekulud kasvasid ligi 50% minimaalses toidukorvis, siis elatusmiinimum kokku meil kasvas ja see tõi kaasa absoluutse vaesuse kasvu.
kasvas 1,4%-lt 3,5%-le ehk 2022. aastal elas absoluutses vaesuses ligi 48 000 inimest. Võrdluseks möödunud aasta varemaga oli see 18 000. Ja kui nüüd põgusalt vaadata veel seda ekvivalente netosissetuleku arvutamise, kui vaadata nüüd neid kaale, siis siin me kasutame kaalusid natukene kõrgemaid ja seal on välja toodud, et siis näidisleibkonna puhul me jagame siis kogu sissetulekut 3,4-ga. Ajas vaadates näeme, et alates 2004. aastast, kui meie sotsiaaluuringut tehakse sama metoodika järgi, siis tänaseks päevaks on keskmine kuu ekvivalent netosissetulek tõusnud kõrgemale loomulikult kui kunagi varem, 1426. See tõus on võrreldes eelmise aastaga väikene. Samamoodi see kajastub siis ka suhtelises vaesuse piiris. Tõus on väikene, kui suhteline vaesuse piir on 756 eurot. Ehk kõik, kes sellest vähem saavad, elavad suhtelises vaesuses. Ja nüüd on siia toodud ajagraafik ka absoluutse vaesuse kohta, kus ongi näha, et absoluutne vaesuse piir on kasvanud kõrgemale, kui see on varem. Millest ehk siis sellest sissetulekust saajaid, kes vähem saab, on suhtelises vaesuses. Vaadata nüüd määra, kui palju meil on suhtelises ja absoluutses vaesuses olevaid isikuid. Siis koos absoluutse vaesuse piiri kasvamisega kasvas, nagu ma ütlesin, ka absoluutsesse vaesusse langenud inimeste arv. Ehk need, kes siis enne elasid natukene absoluutse vaesuse piirist ülevalpool, nendest suur hulk kukkus absoluutsesse vaesusesse. Ehk siin on tõus, siis on näha, et 3,5% on absoluutses vaesuses. Ja siin trendina on näha, et kõige tipust, suhtelise vaesuse tipust oleme me hakanud tasapisi allapoole tulema. Vaadates nüüd see suhtelist ja absoluutset vaesust vanusegrupiti, näeme, et suhtelises vaesuses on kõige suurem ehk kõige ohustatum grupp suhtelisse vaesusse langeda on 65+ aastal inimestel, mis iseenesest on ka väga loogiline, sellepärast et keskmine pension on ju alla suhtelise vaesuse piiri. Teine grupp, kellel on kõrgem suhtelise vaesuse tase, on meil noored 18–24-aastased inimesed. Ja kui vaadata siis muutust, siis me näeme, et 18–24-aastastel on vähesel määral protsendi võrra kasvanud suhtelise vaesuse määr. Natuke kurvemad numbrid on absoluutse vaesuse hulgas. Absoluutses vaesust me näeme kõikides vanusegruppides. Üle tüki aja me näeme absoluutset vaesust ka 65+ inimeste hulgas. Et siin võime oletada, et need on rahvapensioni saajad, kes sellepärast, et nüüd on siis elatusmiinimum 2022. aastal oli kõrgem kui rahvapension. Aga kõige rohkem kasvas absoluutses vaesuses olevate inimeste hulk just 18–24-aastaste hulgas. Olles pea niimoodi, et iga 10 18–24-aastasest inimesest üks on absoluutses vaesuses. Märgatav kasv oli ka laste hulgas, kus on praegult siis 2022. aastal absoluutses vaesuses 4% meie lastest. Kui me vaatame nüüd leibkonna tüübiti, siis siia ma olen välja toonud absoluutse vaesuse ja suhtelise vaesuse näitajad nii eelmine 21 aasta kui 22 aasta. Ja vaatame leibkondi, üksikuid alla 65-aastaseid, üksikuid üle 65-aastaseid ja siis erinevaid lastega leibkondi. Suhteline vaesus on loomulikult rohkem ja suurem probleem üksikute inimestega leibkondades ja nagu siit on näha, siis 79% üksikuid üle 65-aastaseid inimesi elas 2022. aastal suhtelises vaesuses. Ja samamoodi suhteline vaesus on siin märgatav ka
alla 65-aastaste inimeste hulgas, kus iga kolmas ja samamoodi siis üksikvanemate hulgas. Ja nendest gruppidest on siis suhteline vaesus tõusnud just nimelt üksikvanemate hulgas, olles praegu 35% keskeltläbi. Absoluutse vaesuse näitajaid vaadates, mis siis sellel aastal kasvasid, näeme, et kasv on olnud kõikides leibkonna tüüpides peaaegu, aga kõige suurem kasv on olnud jällegi nendel samadel üksikvanematel, kus võime öelda, et üksikvanematega leibkondades 12,7% on praeguseks langenud suhtelisse vaesusesse. Suuremat kasvu on näha ka paljulapseliste hulgas, kus 4,3% on suhtelises vaesuses ja siis üksikute alla 65-aastaste hulgas, kus juba kindlasti tuleb mõju ka hõive mõju mängu. Kui me vaatame nüüd suhtelise vaesuse näitajaid maakonniti, siis traditsiooniliselt on see madalam, ehk meie sissetulekud on jaotunud võrdsemalt Harju maakonnas, Tartu maakonnas ja juba paar aastat ka Järva maakonnas. Ja kõige suurem suhteline vaesus on meil olnud 2022. aastal meil Viljandi maakonnas ja Hiiu maakonnas ja siis Virumaal, kusjuures Lääne-Virumaa on teinud just kõige suurema kasvu, 10%-lise, ja kõige suurema languse suhtelise vaesuse osas, ehk siis sammu võrdsuse poole on liikunud meil Võrumaa kõige rohkem. Rääkides nüüd ilmajäetusest, siis need andmed me saame puhtalt ainult meie Eesti sotsiaaluuringust, kui sissetulekute andmeid, eks me kasutasime ka administratiivandmeid, siis siin on puhtalt uuringu andmed ja need siis kajastavad meil 2023. aastat. Ilmajäetust me määrame sedasi ja seda tehakse rahvusvaheliselt ühtemoodi, et meile küsime küsimustikus 13 küsimust, et kas inimesed saavad seda endale võimaldada. Ja kui inimene märgib nendest 5 ära, et seda ta ei saa võimaldada, siis loetakse teda ilmajäetusesse langenuks. Ja need näitajad on siis nii materiaalsed kui sotsiaalsed. Siin on näiteks ettenägematud kulusid, kui on vaja katta, kas nad saavad selleks raha kokku, kas on olemas auto ja kui on olemas auto, kui ei ole autot, siis küsitakse, kas seda ei saa endale lubada ja siis peetakse ilmajäetuks või kui öeldakse lihtsalt, et ei, selleks on muu põhjus, siis see ei ole ilmajäetus. Et just nimelt see, et ta ei saa seda neist komponentidest 5 endale lubada. Mitte, et ta neid ei taha. Ja kui me vaatame siis, mis need tulemused siin kohas näitavad, siis ilmajäetusest kõige suuremad komponendid, kõige rohkem ära märgitud komponendid on need ettenägematud kulutused ehk inimesed, kas nad saavad, kui tekib ootamatu vajadus kokku saada 630 €, siis 31,2% vastasid, et see ei ole neil võimalik. Teise asjana, mida kõige rohkem välja tuuakse traditsiooniliselt, on kord aastas nädalas puhkus kodust eemal. Siin hulgas võin tähelepanu, et ei ole välispuhkused, vaat on täiesti ka sisepuhkused ja sõpradel külaskäigud ja vanavanematel külaskäigud ja isegi ka matkad lähevad siia alla. Ja kolmas on traditsiooniliselt siis võimalus välja vahetada mööbel, mille osas tuntakse enam ilmajäetust. Teised komponendid on siin vähem märgitud. Võib-olla muutustena võib välja tuua, et vähesel määral on kasvanud äramärkimine piisavalt sooja kodu hoidmise osas ja natukene on hakatud siis rohkem ka kokku hoidma toidu pealt. Need on väga väikesed muutused. Et see on siis, kuidas inimene tajub, tunnetab. Ja kui vaadata seda muutust siis vanusegrupiti, siis ilmajäetus on kõige enam tunnetatav 65+ vanusegrupis. Ja kui vaadata nüüd sedasi järgmisi gruppe, siis on näha, et 0–17 aasta omad on sammult kasvanud tunnetus, et on ilma jäetud millestki. Ja kui kokkuvõtvalt nüüd rääkida, siis suhteline vaesus 2022. aastal oli
22,5% Eesti elanikkonnast elas suhtelises vaesuses. See tähendab, et nende kuu ekvivalent netosissetulek leibkonna liikme kohta oli väiksem kui 759 eurot. Suhteline vaesus oluliselt ei muutunud, vähesel määral langes, kuid absoluutne vaesus kasvas 3,5% ja seda eelkõige siis elatusmiinimumi tõusu tõttu, mis tõusis 303 eurole. Ilmajäetust aga jäi enam-vähem samale tasemele, võib-olla isegi võiks öelda mainida, et vähenes 1% võrra ja 6% ühiskonnast siis on tunnetanud ilmajäetust. Minu poolt aitäh ja võib siis küsimusi küsida. Olge lahked, head ajakirjanikud, kui on tekkinud küsimusi, siis julgelt võite seda teha. Tervist, mina olen Kaja Koovik Postimehest. Kas ma siis küsiksin lihtsalt seda, et kas nendes tulemustes on teie jaoks midagi ka sellist üllatavat või oli see ootuspärased näitajad? Me peame siin oma mikrofonidega sünkroniseerima. Nii, olen vist kuuldel. Et teades hinnatõusu ja elatusmiinimumi tõusu juba aasta varem, siis oli arvata, et absoluutse vaesuse näitajad tõusevad. Et selles mõttes ei olnud see üllatus. Üllatust võib vaadata seda siis nagu rohkem gruppide lõikes, et millistes gruppides täpselt see absoluutne vaesus tõusis. Aga need on 22 aasta andmed, ehk kui me rääkisime siin praegu palju lastest, siis saame ju öelda, et lastetoetused tõusid 23. aastal, ehk loodetavasti need hakkavad kompenseerima. Aga ütleme see, kui 65 pluss see, kas see oli kuidagi jällegi, nagu üllatav? Ja 6 aastat ei ole olnud. 6 aastat ei ole meil olnud pensioniealiseid absoluutses vaesuses, aga jällegi, kuna ma ütlen, et aasta tagasi me juba nägime, et elatusmiinimum on tõusnud 303 ja ületab rahvapensionit, siis oli karta, et sinna võib väikene grupp inimesi langeda. Eriti need, kes veel peaksid selle oma pensionist siis üleval pidama teisi perekonnaliikmeid näiteks. Või siis elavad täiesti üksinda ja peavad üksinda hakkama saama kogu elamiskulude katmisega. Aitäh! On teil veel kellelgi? Nii, panen korraks enda mikrofoni sisse. Kuulda, aga nii, tuli üks küsimus veel. Ahah, aitäh, Dmitri. Teeb enda mikrofoni kinni, jah? Aitäh sulle. Kuulge, head ajakirjanikud, suur tänu teile tulemast ja kuulamast. Me kuulutame siis hetkel ametlikult meie pressikonverentsi lõppenuks. Kui on lisaküsimusi, siis julgelt kirjutage meile press@stat.ee või helistage pressikutses olevale telefoninumbrile ja oleme nõu ja jõuga ikka alati teile abiks. Suur aitäh teile kuulamast ja kohtumisteni järgmistel kordadel.